olime Vilsandi piirkonnas välitöödel ja minul tekkis soov minna vaadata seda kaunist rannaala, mis seal oli, ja kui ma sinna läksin jalutama, siis ma leidsin Rootsi kirjadega köhasiirupi pudeli. Ilmselgelt see oli suhteliselt uus ja värske, et ei olnud väga ära pleekinud, aga just see, et nagu Rootsi kirjad Vilsandi rannikul, no ja just seal, kus inimese jalg nagu ei satu niisama, et tekitab küsimusi. See Rootsist pärit köhasiirupi pudel ei ole ainus nii-öelda eksootiline prügitükk Eesti rannikul. Liival jalutades on leitud ka näiteks türgikeelse sildiga jäätisepakk ja Venemaalt pärit kanister nõudepesuvahendiga. Tegelikult me ju ei tea, mis toimub meie nagu asustamata aladel. Tiia Möller on Eesti Mereinstituudi teadur. Ta on 2 aastat uurinud, kui palju ja millist prügi meri Eesti väikesaartele kannab. 2 aasta jooksul on teadlased korduvalt külastanud uuringuks välja valitud 14 asustamata väikesaart ja iga kord sealt uut prügi leidnud. Ühele retkele sai pilgu heita ka Levila. Sõitsime just siia Hiiumaalt külalaiule umbes 25 minutit. Päris suur laine oli, üldjuhul valitakse minekuks soodsam ja rahulikum ilm. Aga nüüd me hakkame siin külalaiul võtma merest proove mikroprügi jaoks ja siis otsime prügiga kogu selle laiu pealt. Viimati käidi siin juulikuus ja nii et kõik prügi, mis me siit praegu leiame, on tekkinud selle väikse perioodi jooksul, sest praegu on alles oktoober. Korjamisel on põhiline reegel see, et enne kui kotti paned, tuleb see üles pildistada ja kaardistada. Sellest kivist välja toodud, et siit on näha, et siit on see tugevam lainetus on üle käinud järjekordselt. Ja siis võib lihtsalt välja pesta selle uuesti kuidagi. Ja nüüd te kaardistate ära, selle panete kirja ja teete pilti ja siis just jääb andmena. Ja nii iga tükiga. Ja kui vähegi saame, siis me olemegi teinud pildi ja üritame siis pärast pildi järgi selle vanuse ka nagu määrata või siis panna kirja, et nagu need vanuse kategooriad, et lihtsalt nagu, et oleks mingisugune aindus, et kui vana meil see prügi on. Esimesena me võtamegi mikroprügi selleks, et mitte seda piirkonda ise siin praegu saastada, vaid saarele tulles. Kohe võtame siis purgi sisse 2 proovi. Ja vaatame, kui palju me leiame 100 grammis proovis siis mikroprügi tükikesi, et neid võib siis olla kahte sorti selles suhtes, kas see siis, mis on siin suurema prügi lagune, mis on siin saarel siia settesse sattunud, või siis see, mis on juba tulnud väikse prügina merest, laine ja tuulega siia settesse, et ütleme mitte ainult plastik, vaid kõik mikroprügi osakesed võivad laguneda, ütleme, 6 paarist kuni näiteks 1000 aastani. Klaasi kohta näiteks öeldakse, et see ei lagune mitte kunagi. Et see läheb aina väiksemateks tükikesteks, et satub nii-öelda meie siia keskkonda ja ega ta siit mitte kuskile lõpuks ei kao. Et ta võib-olla läheb sügavamale setetesse, aga ta jääb nagu alatiseks siia keskkonda. Laine jõudu ei tasu ala hinnata. Saartele ei jõua ainult kilekotid ja muud kerged esemed, vaid näiteks ka euroalused, külmkapid või isegi merekonteinerid. Kadakate seest oleme leidnud palju pudeleid, nüüd ühe koormakile ja nagu näha, siis seal eemal on vist külmkapp. Siis Pirita rannas 4 inimesega lihtsalt suvalises kohas kükitasime maha ja korjasime 2 minuti jooksul 100 Mereprügi on inimese poolt tekitatud probleem. Ja see näitab seda, et meil on jäätmekäitlusega probleem maismaal. Ehk prügi hulk on nii suur, et inimene ei saa enam sellega hakkama, see jõuab igale poole keskkonda.
Et hulk laidudele ja väikesaartele sattunud prügist võib olla pärit teistest riikidest, siis üsna kiiresti tekkis prügitükke korjates ka põnevus, et kust kaugelt mahlapakk või jäätisekarp seekord pärit on. Meie prügikottidesse jõudis omajagu välismaist sodi, näiteks Poolast pärit 8 paki ümbris. Jalgpalli peasponsor. See UEFA peasponsor. Rootsi jäätise kapel. See võib olla Rootsi rannikult sattunud siia. Mõne eseme puhul on aga tükk tegemist, et üldse aru saada, millega tegu. Tõesti niimoodi, et peab lihtsalt mingi hetk ise piiri tõmbama, sest et muidu, nagu enne öeldi, võid hulluks minna. Aga siia nagu jäänud, lagunenud ja kui see siin nendeks väikesteks osadeks laguneb ja mingisuguste tuulte või lainetusega siin liigub, merre tagasi satub, et siis tast saabki mikroprügi, mida loomad siis sisse söövad. Pakritelt korjasime esimesel korral kokku umbes 80 kilo prügi ja see oli tõesti esimene kord, kus me läksime ja mõtlesin, et me rohkem ei tohi, et me olime 6 tundi vist olime saare peal ja me lihtsalt korjasime, panime kirja ja me olime lõpuks ikka nagu, see oli šokk. Me oleme nüüdseks 4 tundi siin külalaiul olnud ja hakkame vaikselt kokku pakkima. Meie korjasime 5 kotitäit prügi, kokku umbes 24 kilogrammi. Kogu prügi võtame nüüd endaga mandrile kaasa. Edasi me saame seda jälgida, et kas meil on muutusi selles prügis, kas see prügikoormus kuidagi muutub ajas või mitte. Et näiteks kui me tuleme 5 aasta pärast siia saarele tagasi ja kui me uuesti viime siit 100 kilo prügi ära, siis on see natukene nutune. Kui me tuleme siia tagasi ja viime siit ära nagu 5 kilo prügi, ilmselt see on juba nagu parem. Seda, et ma tulen järgmine kord siia ja siin prügi ei ole, seda lootust ilmselt ei ole. Praegusel hetkel jõuab maailma merre umbes 12 miljonit tonni plastjäätmeid aastas, siis aastaks 2030 on ennustatud, et see kogus võib ulatada 30 miljoni tonnini aastas. Lihtsalt see jäätmekäitlus, mis toimub maa peal või maismaal, et see ei pruugi nagu sammu pidada sellega, et mis nagu tegelikult see nõudlus on. Siis Läänemeri on suletud meri ja kõik, mis siia tuleb, see siia ka jääb. Et see ei saa mitte kuskile minna. Niisiis võibki näiteks Leedust või Taanist merre visatud prügitükk jõuda Eesti laidudele ja rannikule. See käib aga ka vastupidi. Võib-olla proovivad just praegu inimesed näiteks Poolas mõistatada, kust on pärit eestikeelse sildiga jogurtitops. Nüüd aga järgmistele saartele.